üks olla pärast 2 tundi. Teeks uuesti, sest et mingi Katja ei salvestunud. Aga niimoodi, et ainult mina teen enda osad nagu siin üksi. Aga siis panemegi üles, kuna kanakott vaata niimoodi, et kõik on ütlevad mingi asja ja siis, või Katja ütleb mingi asja, ehk siis on vaikus. Ja täpselt või räägin. Või siis nagu nii te ei saa aru, siis ei ole vahet, et jutt läheb teisest kohast edasi. Ainult eetris. Noh, tegelikult, ma teen selle. Ma otsustasin, et ma olen terve aeg telefonis. Räägige. Siis hakkamegi pihta. Hakkas pihta, meil on kõvaketta mahtu 1:44. Davai. Vähem kui 2 tundi või? Siia vahele me pidime neid filmima neid asju. Jah, teeme need lühifilmid. Vaata oma elust, nagu ületades teate polka. Ületades teate polka. Või seda, ma tahtsin öelda seda, minnes üle käiguraja. Käigurada on mingi autotermin. Üle käigurada. Et mingid selliseid momente, vaata, või kui lähed koeraga jalutama ja siis ta junnib, siis ma ei teadnud, ma ei olnud sellele, ma ei saanud sellest sinu napist lausest aru, et see on kontseptsioon. Et võiks midagi sellist, siis oli mingi video, kus mees filmib oma koera, siis ma ei teadnud, et see kätkeb endast seda, et vahepeal on lõigud, kus on meie elust midagi. Filmid. Ma arvan, et see on hea mõte, nii et varsti ilmselt tuleb mingit neid lõike sinna vahele. Kohe, kui on mõtted otsas, siis hakkame panema. Oota, kas sa viitsid siis ikkagi lõigata kokku? Ei, ma neid vaheklippe võin panna. Praegu ma mõtlesin, ma hakkasin vaatama nii, et ma saaks teha nii, et õpin pähe, mis nupp on, mis kaamera ja siis salaja teen seda samal ajal. Aga siis ma nägin, et ma tegelikult oleks nii terve. No way, Jose. Oota, ma siin just tuplat, ma vaatan korraks. Vaata DC-d üle. Aga ma arvan, et meil juba algas. Aga ma olen nii kaugel kaamerast nagu nii. Tundub, et algas hea. Nagu nii kõik on must siit kaugel. Kas Mattias teed sisse juhatuse? Tere, meie oleme siin Naan stuudio sees vahelduseks Kanakoti erikott, kus võib öelda ka mõned ropud sõnad, kui tuleb. Ja stuudios siin on, kes on? Tutvustage ennast. Mattias Naan. Kadri-Maria Mitt pluss tema elukaaslane Kristjan Oden. Tervist kõigile. Tere. Hästi suure entukaga mõtlesime, et teeks. Ja nüüd siin oleme, peamegi järsku tegema. Aga ma arvan, et tegelikult algab sellest, et see on meil avalik pöördumine ja suur vabandus video on see tegelikult. Et T-särgid ei ole valmis. Just, et ma annaksigi sõna üle Kadri-Maria Mittile. Siis T-särgi vabandust. Et Kadri-Maria Mittile annaks sõna üle, et mis siis juhtus? No elu läks kiirelt käima kohe pärast viimast Kanakotti. Isegi ei olnud otse, mul oli otse viimane. No mingi saade, mis augustis oli. Ja siis pärast seda ei olnudki enam muuks aega. Ja siis oli niimoodi, et kuna Kersten Kõrge, tervitused talle, kommenteeris Kersten the High. Ja särgi kujundust, siis tegelikult, kui ma nüüd täitsa aus olen, siis ütleme, et 30% sellest särgi orgunnist jäi selle taha, et ma tahtsin Kerstenilt küsida, mis ta see särgi suurus on. Ja et kas ta tahab ka seda? Ja ta ei vastanud. Ei, ma ei küsin. Et sa ei küsin. Ja nüüd siis, oota, mis see siis nüüd juba on? 2 nädalat tagasi umbes või 1,5. Siis paneme kuu. Paneme kuu. Ei, no tegelikult see oli 1,5 ikkagi ärme nüüd 1,5 kuud. Ja, ikkagi Rahvusringhääling, ei saa valetada. Tagasi, siis ma ikkagi küsisin lõpuks, et nüüd tundus, et on asjad nagu sealmaal, et saab organiseerida ja sina veel, Mattias, lahkesti võtsid selle üle. Võtsin üle ja eks ta jäi. Ja ma olin väga tänulik. Ja nüüd kanakotilikult. Nüüd 1,5 nädalat on see siis Mattiase süü olnud. Aga kanakotilikult vales järjekorras Oden räägi siis eelluguga ära, millest me üldse praegult rääkisime.
et me läksime, ma mõtlesin, me läksime kohe selle peale, et mingid särgid, eeldame, et kõik on, terve Eesti on Kanakoti fänn, kõik teavad, mis saagast me räägime. Aga eellugu jäi. Nii et Oden, väga öökott, ma arvan, et täna me ei pea midagi selgitama. Kusjuures olge valmis reitsiks, bluffiks, sest ausalt öeldes, see on sealt Kanakoti chatist on läbi käinud, aga kuna ma tean, et see mitte kuidagi moodi minusse ei puutu, siis ma lihtsalt olen vahepeal pannud sinna selle kanapea emoji ja smorži ja sa isegi ei tea, mis särgi peale kirjutatud on? Ei, ma olen näinud särki, minu arust oli päris lahe, aga mis värk sellega on, mul pole õrna aimugi, nii et ma võin muidugi selgitada, et ja, mis sellega tahakski teada tegelikult. Okei, oli Kirsten The High, kes tellis kõigepealt Alli Triisi märkis Tallinnat oma 1042. Tegelikult vanad asjad. Alustame üldsegi algusest peale, siis kui see oli veel Instagrami päris algusaastatel, see oli 1812 oli minust, kui pärast Kristust, kui alustas mitte Tallinn Instagramis, kes siis eestvedaja on Kirsten The High, ilmselgelt me teame seda, kes siis tellis Katalt Kanakoti esimest saadet nähes, tellis kohe selle T-särgi, mis oli Katal seljas. Aga Kata ütles, et ei saa, täpselt, mul ei ole põhjuseid ja see asi lükkus ja Kata lükkus selle üldsegi Mattiase peale ja nüüd Mattias lükkus selle minu peale. Vahepeal oli siis juba 2021 saanud. Ja terve see aeg oli pandeemia. Mingisugune. Ja nüüd me oleme siin, sellepärast me filmimegi, sest me tahame tõele jälile saada. Ja vabandada samal ajal. Ja samal ajal vabandada. Mattias, vabanda. Vabandust, et varsti saab kõik, kes teavad, te teate, millest jutt käib. Et on 3 isikut, siis, kes ootavad särki. Jah, 3 isikut ja Kersten või? Ema, isa, poeg ja püha vaimu ema. Just. Siis tervitaks ka õue. Jah, seda autot, mis kiirendas just. Jätsime õhku veidikene siia liikuma, nii et kui keegi taustal kuuleb appi. Ja, siis see on Big City Live. Täna siis saates ka muusikat, nagu Kanakotis ikka. Me oleme siin ikkagi suurlinna tuiksuunel otse. Siin pulseerub. Ei ole odav lõbusa siin, mis me teeme. Nii palju väärtuslikku aega juba sellest napist kõvakettast raisatud selle särkide teema peale. Inimesed räägivad tihti lugu ikkagi, et oi, tehnika hakkab meie seda elu dikteerima ja vaata, kuidas nüüd dikteerib. Meie peame sättima kõvaketta järgi oma elu, eks ole. Jah. Mul said otsa lihtsalt kettad, vabandust. Mul on vaja... Pead mingid, kui tundub, et juttu jätkub, siis mingid vanad JPG-d eest ära tõsutamas. Et vaatate samal ajal. Ülikooli aegse peopildid. Kellelgi teisel ikka on veel. Kellelgi veel tuleb pulmi. Mis siis toimunud on vahepeal rahvas? Kanakotilikult vastused ainult. Mina näiteks ei ole kordagi shoppamas käinud vahepeal. Ma olen ostnud internetist. Ma olen ka teinud väljaoste. Väljaoste? Ma ostsin talvejope just. Kus juures? Ma ei valetagi, ma ostsin ühest firmast välja ennast vahepeal, nii et... Emotsiooni ost oli see kassa juures veel. Kuule, ei, pane mulle see ka, et ma võtaks siit välja. Kõige selle fila hunniku kõrvale veel. Müüa ise veel pakkus. Kas ostad äkki firmast ka välja? Küll. See ei taha. Lastal, kui need trummid läks pulgad ka. Ei, mina olen palju noodi ostnud.
ma olen nodi väga palju ostnud, aga ma ei ole shoppamas. Vaata, selline, minu shoppamine on ikkagi konkreetselt, et sa lähed ja saad sõbrannadega kokku. Läheme vaatame. Ma ei tea, mis mulle järgmine hetk oled. Mul kõike seda vaja. Mingi savi. Elu on tõesti nii palju muutunud, et ma meenutan ka vahepeal aegu, kui mulle pärast tööd meeldis minna poodi lihtsalt mingi vaatama mingeid asju. Millal see oli sul niimoodi? No enne pandeemiat, kui tohib seda trigger wordi mainida mitu korda. Ei tohi. Aga ja siis me mõni aeg tagasi perega käisime üks reede korraks Kodu Ekstras. Ja nii põnev oli. See on nii sinu pood. See logo juba, kuubikud, ekstra. See on nagu Kodu pluss natuke veel. Vaatsin, et wow, vinge logo, mis siit saab. Ja sealt sai kõik selle kogu shoppingu elamuse rahulduse vajaldatud. Ja ma tulin sealt poest ära, mul oli väga tore seal ja ma mõtlesin, et ma ei taha tükk aega enam poodi minna. Ja midagi ei ostnud, käisid lihtsalt brausimas. Ikkagi mingisuguse mõõtetopsiku, seda meil oli vaja. Aga see oli väga... Pika, mis asi see? Mida sa mõõdad topsis? Herkuloid hakkasin ütlema ka, kaarelbeid hommikul. Aga ei soovita tegelikult sealt osta, sest et need mõõted kadusid sealt esimese pesu. Kas sa panid nõudepesumasinasse? Ei, mul isegi ei ole seda. Äkki sa peaksid nõudepesumasina shoppama? Ja siis tulevad need tagasi sinna peale. Jep. Aga ja just sinna maale, kus oleks oluline teada neid koguseid, kui on mõnikord mõnda väiksemat kogust vaja kasutada, või mis iganes panna, siis ei saa enam. Vaat selline on elu. Noored kuulajad, kes te kuulate meid või vaatate, see on... Oleneb, kuidas me videopildiga rahule. Kui sa kuuled ainult helina seda praegu, ja oled noor. Siis tea, et järgmise hooaja kanakotis loosime välja need toored failid tõenäoliselt, aga lihtsalt me ei avalikusta midagi. Kas seal ei peaks punane tuli põlema? See ei salvesta. See on vanem kaamera, see kuumeneb üle muidu. Ehk siis see tuleb siia pulti, kui sind huvitab, ma võin pikalt rääkida, mis siin toimub. Kõva ketas, poisid, kõva ketas. Mis ma tahtsin öelda, et noored kuulajad, vaatajad, et see ongi selline nagu täiskasvanu kaif, et sa ei lähe enam nädalavahetusel välja kuskile peole, vaid sa lähed Kodu Ekstrasse ja ostad mõõtetopsi, et see on nagu sellest piisab. Ostad mõõtetopsi, et siis laupäeval ilma pohmellita ärgata. Jah. Millal sa viimati ärkasid ilma pohmellita? Ilma või? Konksuga küsimus. Ei ole üsna otsene. Millal sa ei ärganud ilma pohmellita? Tean väga hästi, see oli 1. jaanuar 2018. Varsti on 4 aastat siis või? Ma ei ootanud sellist konkreetset vastust. Oota, aga kas see oli... Ma tean väga hästi. Kui sa ükskord olid täiesti mental. Kui sa ükskord olid seal, mis see koht on see? Pattaya. Butterfly Lounge'i lava peal olid. Kas kaugelt ei saagi? Pane sõnu. Täiesti kaine. Oota, aga tuleta meelde nüüd. Ei, see koht, mis seal on selle... Butterfly Abs. Staadioni ääres. Linnahalli Circle K taga oli see väike indie koht. EKKM. EKKM-is millalgi lobisesime. Jaa, aga see oli enne seda. Ma mõtlen, aeg vist lendab päris lahedalt. See oligi sügis enne seda vist. Okay. Ma mõtlesin just tunnuslaulu välja. See oli siis, kui meie viimati Matuga peol käisime. 2017 sügis. Kas mõtlesite... See oli väga tore vestlus ja kus juures siis ma... Siis sa otsustasidki lõpetada ära joomise? Siis ma ka nagu... See oli üks väga harv õhtu, kui ma natuke jõin alkoholi. See ei ole huvitav teema, nii et... Ei ole. Teet on, aga no rääkige... Aga mis lombist sa siis ärkasid, et otsustasid lõpetada? Ei olnudki lompi. Lihtsalt elu võttis uued kursid. Täna ma sammusin tööle rongi pealt jala ja siis seal Krossi poes, kus meie sõber Kõõrakas elab. Ma
mõtlesin juba, et issad, et ei tohi nii rääkida inimestest, ma saan aru, et Kaarel, muidugi. Seal samas Krossi poes oli korralikud sellised keset kõnniteed, suured ukselaigud, üsna värsked. Ukselaigud olid ja niimoodi, et ma pidin ikkagi nagu, mis see on, triblama sealt vahelt nagu läbi, et ja aga samas mingi hais lõi ninna ja siis ma veel umbes 100 meetrit tundsin ja mõtlesin, et ma kujutan ette, et tegelikult seda haisu ei olnud, et ta visuaalselt pani selle mulle ninna, mul oli tunne. Psühholoogiline. Jah, et keegi oli saanud toidurabanduse seal kohe otse poe. Toidurabandus. Oi, mul tuleb toidurabandus. Liiga kuum toit. Kas ma jõuan koju vetsu? Ei jõua. Tänavale. Mina õppisin enda kohta seda. Enne kui te jõudsite, siis ma ei jõudnud süüa. Just õppisid. Just täna õppisin seda, et ma olen jõudnud sinna faasi, kus on üldiselt kõik isad. Et napilt lämbun iga kord, kui mul on nälg ja hakkan sööma. Ma ei taha inglina mõjuda, aga ütleme, ärkasin üles ja ma olen põhimõtteliselt tund aega enne seda, kui me pidime salvestama hakkama, siis ma tegelesin sellega, et see kõik panna üles. Siis ma avastasin, et ma ei ole söönud täna üldse. Tellisin kiiret kebabi ja räme nälg oli, ma teadsin, et Kata ilmselt juua parem, on ju. Ja siis ma hakkasin kiiruga õgima ja peaaegu lämbusin. Ma alguses ei saanud kohe aru, mis sa nagu mõtled ja siis ma mõtlesin täna hommikuse peale ja seal oli täpselt mingid munavõikud ajad niimoodi, miks ajad niimoodi sisse näost, et nagu veega lihtsalt, et nagu korraks lahjendada seda asja ja siis kohe ründad veel ennast nagu selle kuradi võiguga. Et täiesti nagu, mis need põhjused on? Aga meil on, ma ei ütle, nimesid ei kasuta, aga laiendatud pereliige üks, kui nii saab öelda. Et tema on käinud vist folkloori järgi 5 korda kuskil EMO-s sellega, et ta on mingit šaslat littinud nagu ja alati, kui mul on väike raske hommik ja siis on vaja kindlalt süüa hästi palju, et sa hommik kergemaks läheks, siis ma hakkan nagu niimoodi õgima ja mul on, ta jääb siia kinni kuskil. Sul on raske hommik, kui selline. Siis kui Kristel on kuskil ära. Jah, iga hommik on siis raske. Nii raske. Ööd on ka rasked. Ei ole üldse lõbus. Ja siis hommikul lihtsalt stressisööd igatsusest. Mina olen tuntud hästi aeglase sööjana juba sellest ajast, kui sai suuremate seltskondadega töö ajal lõunal käidud, et ei ole kokku puutunud sellega. Kus see tuli siis sul? Miks sa õigesti sööd? Millalgi vist hakkasin teadlikult sellega tegelema, jah. Loed peas? Ei loe midagi. Kes loeb tänapäeval? Jälle tundub igav jutt, mida räägin sellest. Sa ei taha lihtsalt endast rääkida. Tere, ma olen igav inimene. Räägi põnevalt siis. Täiega mingi aeglaselt söön nagu. Räägi veel. Siis teised ootavad. Ma mõtlesin ka selle peale, et me vennaga sööme ülikiiresti, et tavaliselt on see selline suure pere värk, aga meil ei olnud suur pere. Me olime kahekesti söögilauas. Ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et millest see tuleb ja siis ma mõtlesin, et selle koha peale, kus me sõime, see oli selline hästi väikse köögi, hästi väike nurgakene, kus oligi 1-2 taldrikut nagu oli juba ilmselgelt. Teised ootsid järjekorras, millal seda taldrikut saab. Ei, kuidagi, et seal on selline, et istume suure laua taha ja ole mugavad, vaid see oligi selline siuke väike toitumispeatus, nagu stopp, vaata, et seal nagu boksi peatus, et sa tõmbad seal sisse ära ja paad kohe edasi. Et nagu Swedish table? Isegi mitte, ma ütleks nagu rongilaud võib-olla, midagi sukest, et sealt see ilmselt nagu tuli, kuigi ma ei tea. Võib-olla see lihtsalt on inimese loomuses olla ahne ja kiire või midagi. Olla ahne ja kiire, tegelikult tõsi. Aga mul lihtsalt tuli meelde, et see võib olla ka ikkagi mingist ajast, kui võib-olla muretsesid rohkem selle pärast, et äkki sööd liiga palju või
mäletan mingist raamatust, see oli vist Elujanu, mis oli Van Goghi eluloost, siis selline Van Gogh, see on see kohhiköökide. Mis see siis eesti keeles on? Kirjandusteos. Ma mõtlesin, kuidas Van Goghi eesti keeles on. Ja seal vist tema vend rääkis, et kui ma võin tegelased segamini ajada, et kui ei joo söögi kõrvale, et siis võtad alla. Ja see oli mingi keskkooli aeg ka, kui ma lugesin, siis sa oled nagu ikkagi tundlikum selliste teemade suhtes. Ja siis ma sellest ajast harjutasin nagu, ma joo enamasti toidu kõrvale. Aga selles mõttes, et mingi hetk ma sain ka aru, et see ongi nagu tegelikult tervislik mitte juua toidu kõrvale, et see ei ole mingi enese piinamine ja nüüd ma lihtsalt mõnikord, kui tuleb isu, siis ma joon, aga ma ei pea jooma toidu kõrvale. Et võib-olla see aeglaselt söömine, äkki see tuli ka sealt, et siis sööd vähem. Jah. See kõht saab nagu, sa saad aru, millal sul kõht täis on. Ajule jõuab signaal, et dude, päris hästi on. Ja siis, okei, ma ei pea kõik ära. Mul juba, ja siis aju on, okei, liiga palju sai, et minul on see nagu, et siis ma alati tegelen. Soovitan lugeda siis seda Van Goghi elulugu. Sa võid... No tegelikult, me ju kõik teame seda. Seda lugu või? Täpselt. Oli jah, mingid lilled ja päevalilled ja mingi kõrvaleks ära ja. Just. The end. Pani veits kõrvalt. See sõi küll aeglaselt, aga lihtsalt kõrvalnähud olid. Kus juures väga kanakotilik teema mul oli üles ka kirjutatud. Sõna kõrvits, olete mõelnud või? Kõrvits, nagu see perekond. Ei sõna, nagu, et seal on kõrv sees, miks? Kõrvits. Ongi nagu kõrvas või? Ma ei tea, ma arvan, et ta oli nagu, ta kasvab kõrval, äkki selle pärast. Mitte nagu ükski teine, erinevalt kõigist teistest köögiviljadest kasvab ta ükstise kõrval. Kas kõrvits on köögivili või? Mis ta siis on? No näed, kahtlusta. Mari. Kõrvits, ta tuleb ja siis ta kasvab kõrval. Ta ei kasva seal samas. Ta tuleb siit juurikast ja siis ta kasvab seal kõrval. Selle Super Mario kasvamise häälega kasvab hästi kiiresti. Jah, just ament. Maal väikse nagu mis oli? Kõrvits. Miks see kõrvits on? Aga kas, kui oli kõige esimene kõrvits, kuidas ta siis, mis ta siis oli? First stitch. Siis ta ongi Inglismaalt pärit. Aga miks sa, Kaita, kas nüüd näitab inimtüüpi ja iseloomu? Mõni ütleb, et klaas on pooleldi täis või teine ütleb, et pooleldi tühi. Sina ütled, et kõrvitses on kõrv sees, mina ütlen, et seal on vitt sees. Miks pani sind kõrva peale minema just? Mis see näitab? Võib-olla see ikkagi see Van Goghi teema. Jah, see oli loogiline. Jah, see oleks väga loogiline. Aga jätkame siis toitumisrubriigiga. Kas sina kui ema on ju, sa oled kindlalt seda teinud, aga Oden, kas sul on jõudnud sinna maani, et sa kraanikausi kohal sööd midagi? Jep. Kas on jõudnud sinna? Jah, las ma korraks analüüsin seda, et kas on jõudnud sinna. Või on terve elu olnud? See tähendab seda, et arbuus on niisugune asi, mis on kraanikausi toit. Ja arbuus ütleks, see on päris hea näide, et sa saad sellega kaasneb ka see ahmimine, et sa tahad, et sellest olukorrast pääseda võimalikult kiiresti, aga samas sa tahad selle ära tarbida või seda kaifi ka saada, et see ongi nagu selline... Samas see teine kaif on suht miinimumi tõmmatud sellega, kraanikausi kohal sööd. See kaifimine või? Jah. Aga samas see on nagu enamus vesi, noh. siis võib küll kraanikausi. Ei, lihtsalt ma mõtlen, et nagu enamus on vesi, et nagu mida sa seal naudid, noh, et see on nagu joomine mingis mõttes, aga lihtsalt struktureeritud. Tal on nagu mingisugune tekstuur nagu. No aga juua sulle meeldib. Jah, arbuusi vett. Mul on teine Raffaello, mis ma söön kraanikausi kohal. Kas sa teed, oota küsimus Raffaello kohta, kas sa hammustad 2 korda või paned ühe tervene? Otse suhu kõik. Oi, pead ikka vaatama seda möksi seal sees. Te teete nii siis ju?
Minust kus see pähkel? Kaasneb sellega palju rohkem ikkagi seda sodi, kui sa pooleks ammustad. Aga probleem? Elame elus korra. Mitu Raffaellot sulle suhu mahuks korraga? Oden. Ma üle ühe ei ole proovinud ausalt, sest Raffaellot ei liigu nii palju ka. Ja sa pead doseerima seda. Jaa, täpselt, et kui mul on mingi kui mul näiteks on 6 Raffaellot, siis ma ei raske 2 neid lihtsalt proovida. Tea korraks lendoravat. Nagu, ei tea, huvitav palju neid mahub suhu ja mul on hops 2 läinud juba. Aga vahepeal oli ju mingi Wuffel Raffaello liikus ka. Seda mäletate, mingi suhteliselt halb Wufflello ja mustas kaart. Oli mingi täiesti vale maitsega nagu kondenspiim oli hoopis, et pigem selle mingi... Raffaello on ikkagi ehe täiskasvanu maius, ma praegu mõtlen, sest et siis, kui see kunagi 90-ndatel Eestisse tuli ja see ETV-s veel olid telereklaamid, siis ETV-s on reklaamid? Enne sinu sündi. Siis... Meil Tartus oli Valgevene ETV. Sealt pidi antenni keerama. Vabandust. Ja seal reklaamis oli selline loosung, et või noh, keegi siis sõi seda ja ütles, ei mingit šokolaadi. Ja siis ma väiksena sõbrannaga oli veel mõttetu asi. Praegu ma mõtlen, et mega, et see šokolaadi sellele, see oleks täiesti üleliigne. Mis seal siis on? Kookos, vaffel, kreem, pähkel. Mandel. Tead, mitu liitrit vett läheb ühe Raffaello tootmiseks? Liiga palju, ma arvan, me ei tohiks süüa Raffaellot. Mina näiteks ei tea. Ma ei lase ennast sellest häirida. Ma arvan, et on ebaeetiline. Seal on kindlasti seal palmiõli sees, nagu nii ei tohi seda süüa enam. Seda enam mitu tükki suhu panna. Jah, mul on rekord 12 tükki järjest ära süüa. Mitte nagu Oota, järjest. Lihtsalt nagu, sest ma 40 kalorit on ühes Raffaellos. Aha. Ühesõnaga hiljuti sõid, et sa kaloreid mul oli 5 sotti vaja saada. Siis, kui sa olid kuskil seal Arktika mingisugusel enne magaminekut oli vaja täis saada päevanorm, siis panid 12 Raffaellot kiiresti. Oli 12, 15? No ütleme, et 12. Aga see oli siis hiljuti, sest et ma ei usu, et sa 90-ndatel kaloreid lugesid. Või ma ei usu, et see on hea mälu oleks. Seda ka. Ta võis olla paar aastat tagasi. Mitte 90, see oli 90-ndatel, vabandust. Mul oli ka mingi söögi, rääkige vahepeal, ma siin vahepeal olen oma sõnumites. Äkki see oleks üldse paslik koht lõigata korraks meie neid... ma mõtlesin, okei. Nii. Aga teemegi nii, et äkki tuleb mingi toiduteemaline klipp. Jah, siit nüüd klipp. Ja kui ei tule, siis me ei viitsinud panna ja jätkasime lihtsalt. Aga siis tagasi tuleme selle koha pealt. Oden 40 kõva ketast te kiiresti, suru peale, solinal, pahinal. Tuleb mingi, oi ei! Ja situmisumma. Kusjuures minu mõte ei töötanud üldse niimoodi, ma mõtlesin, et mingid, ma ei tea, neerud või mingid asjad. Mingid, mis need on, mingid kivid, sapikivid või? Jaa, neerukivid. Oota, aga mis need on 2 eri asja või? Sapp on ju ka teine. Mõlemaid kused välja või? Korda mööda. Oota, aga neerukivid on muidugi need, mis teevad valu või? Jah, need on need, sapikivi on mingi teine. Sapp on vist. Aga mis need kivid on? Soolast. Ei, nagu, et mis see nähtus on? Kas see teeb ka haiget kuidagi või? Sapikivi või? See teeb sapile haiget, ma arvan. Parem siis mitte sappi koguda. See on kivid ka kohe majas. Täiega kivi, sa oled. Teie pleed. Kas aitan või? Ulatad? Vot, nüüd ongi nii, et hoiamegi pressure'i peal. Hoiame kinni ülejäänud saate. Ei, hoiame pressure'i peal, kui keegi käib, siis käibki vahepeal lihtsalt ära. Ma kinni ei hakka parema. Ja võib-olla jätame kõik selle sisse. Olen puhus mingit suitsu veel teistub. No nii, päris lahe video oli. Kustes kõik lihased töötasid ja puhusid suitsu välja pärast.
kustas läbi elu. Kristjan Odani biograafia. Aga kui klippi ei olnud, siis saite lihtsalt kuulda, siis kuulsite lihtsalt, kuidas me Katjaga rääkisime. Mul on seal peltas ka kaamera. Vetsukämm oli vahepeal. Mul läheb alati aju sinna. Mis oli American Pie, selle mäletad seda? Suva. Liiga popkultuuri referents. See, kus kotid luku vahele tõmbas või? See, kus ta anti laksatiivi talle ja siis ta pidi mul alati kõik. Aga kusjuures mul sellega tuleb hoopis lolli ja lollim meelde. See on minu see sitastseen. Ma ei ole, tead, elu sees pole keegi öelnud minu kuuldes. Eesti keeles. Loll ja lollim. Ma ei tahan öelda mingi Dumb and Dumber. Või siis seda Dumb and Dumber. Tamben. Meil on ikkagi emakeelt austav saade. Just. Ma arvasin, et ma lootsin, et ma jõuan vaadata ka, et äkki on tehtud mingisuguseid uudissõnu. Kuule, olen täheldanud seda viimasel ajal noorte seas just eriti või endast nooremate seas ütlevad hästi palju ikkagist. Ikkagist? No see on ikkagist. Ikkagist, Ei ole täheldanud või? Te pole noortega läbi käinud? Kodu ekstras ei ole just. Ma suhtlen nendega, kellel on eale kohane öelda ikkagist. Aga jah, täitsa sellised noored tegusad inimesed huvitaval kombel kasutavad sõna ikkagist. Sellisel moel. Sellised lahedad ja coolid või? Kellel on nokamits veits viltu ja või mis need trendid on? Kusjuures ega ei tea, mis need trendid on. Ikkagi see mingi fidget spinner. Jojod. Jojo on äkki tagasi, ma ei tea. See võiks tulla küll. Ma olen kusjuures ise mõtlenud nagu tõmmata endale mingi, sest ma ikkagi ma oskasin ikkagi jojotada, kui ma olin. Sa olid see vend või see, kes tegi selle? Ma seda veits tegin ka, aga minu põhitrikk oli see, kus ma panin selle koera jalutama, tegin ja siis tõmbasin, siis ta läks siia pükstesse kinni. See oli nagu leivakas. Pükste küljas oli kindlasti see on mingi, tahan ma näitan, see jalutavad koera või? Siis kõik, jalutabki. Oi, hüppa pükstes kinni. Aga sul pidi olema kindel paar pükse ka. Ei, lötakad, see oligi vaata, Maxi lötakad. Aga mingid Seppele nailoni omad. Siis ei on Seppelet veel. Kui vana sa oled? See ei olnud veel. Kodu ekstra oli. ETV-s reklaamid ka olid. Aga mida ma tahtsin öelda, sellega tuli meelde, et siis kui tuli mingisugune välismaa Coca-Cola, siis oli siis kinni maksnud. Kas praegu on Seppele üldse või? Ei ole. Alates hiljuti enam ei ole. Kahju, matame selle tribali maha. Matame selle teema. Seppele tribal. Ma ei tea, mis see muusika on selle puhul. Okei, vabandust, segan see maha. Ja siis tuli ju kooli. Kas teil käis ka koolis demonstreerimas mingisugune jojomeister? Snickersi jojomeister. Käis küll, jah. Oli küll, jah. Ma mõtlen, et meil jäeti mingi tund ära ja kõik kogunesid foajeesse ja siis mees näitas mingit jalutavat koera ja kiike ja. Siis nad ei tee vähemalt narkootikume. Need olid prioriteedid 90-ndatel. Siis nad vähemalt ei tee tunni all narkootikume. Ma oleks just see tund hakanud tegema, aga siis läks elu teist rada. Ma olin täpselt niimoodi, hakkan nüüd tegema, hakkan kanepit nuusutama. Ja siis keegi ütles, joo mees. Sa olid just kanepit riibud laua peale valmis pannud. Aga õnneks Coca-Cola sekkus. Ei ole nii üdini halb ta. Ei ole, jah. Kes veel koolis käis? Marko Reikop. Käis, jah? Kindlasti. Meil käis, kes on see heledate juustega vandenõu mees? Madonna. Vuntsidega. Sorry. Vandenõu mees, et ta on naine. Madonna ei ole blond, sorry. Huvitav, mul ei ole ühtegi heledate juustega meest. Ma tahaks öelda nagu Henn või keegi, aga ei olnud. Henn Põlluaas. Lauri või? Noor või vanem? Ma mõtlesin, Lauri. Ei, käis midagi rääkimas ühiskonna kokkukukkumisest, aga see oli ka nagu, sai vabaks. Meil käis ükskord mingi keskaja, meil oli koolis kunstinädalad ja siis oli keskaja kunst või keskaja kultuur. Kuidas? Ja siis, kui ma käisin. Ma kukkusin maha, või ma jäin sinna ühiskond kukub kokku, ma jäin sinna kinni.
nagu ma mõtlesin, et tegelikult oleks jumala fine, kui ühiskond kokku kukub. Mis siis saab? Lihtsalt alustame uuesti ja saab nagu parem. Ja siis pidi, iga kord oli mingi loeng ka ja siis käis keskaja ekspert, kes ta on, Einar Laigna või? Niisugune võib-olla natuke vastuoluline inimene praeguseks ajaks. Aga siis keegi vist ei olnud täpselt, nad teadsid lihtsalt, et see mees teab palju keskajast, aga siis poole loengu pealt juba õpetajad vahetasid pilkest, et see mees oli juba niimoodi kirglikult seletas, aga kas inimene suudab võtta peotäie siis savi, kui ta võtab, kas ta suudaks ise seal valmis teha, ühesõnaga, et inimene on ikkagi patune ja jumal tegi savi. Ja siis meil oli see loeng. Teie kunstikoolile see ei istunud? Ei, see oli täitsa tavaline kool, selles mõttes, mitte veel kunsti. Kunstinädal oli koolis. Me olime keskkooli õpilased. Selline lugu siis. Ma ei oska midagi öelda. Oi, mis trikid sulle? See tuli vandenõu meestega tuli see meelde. Mitte see mees, keda sina mainisid, sest ma ei tea, keda sa mõtlesid. Siis ma rääkisin sellest, keda ma tean. Aga sõna vandenõu. Aga ta ei ole vandenõu mees ka vist. Vandenõu on... Tõra! Täpselt. Potpil. See on teooria. Mul on üks vandenõu. Öelge, räägime vandenõudest. Eks ole, kuulake mind, me räägime vandenõudest. Mis on teie teooria? Mis asi on vandenõu? Kas teeme nii, et teeme just kui me oleks Vikerraadio saates ja me oleme eksperdid, peab vastama. Mitte nagu me ise. Oota, ja Katja vastab nii, nagu ta oleks Mattias ja vastupidi. Vandenõu teooria. Milline on teie teooria? Palun, Mattias Naan. Ükskord ma läksin, eks ju, olin just nagu kõvasti joonud. Kõvasti joonud. Oli nagu hõre olla natuke, siis oligi. Ja siis tuli see. Vandenõu suel tahate rääkida? Aru saadab. Kadraame Ariasmit. Mida teie räägite? See oli täpselt see formaat, mida ma arvasin, me ei teed enam mingit show'd. Pidime tunnetest rääkima. Jah, emotsioonid. Kui vaadata. Tähendab, kui võtta ikkagi sõnad eraldi, nagu meile meeldib võtta neid asju. Ma juba tunnen, kuidas see on täpselt see sama. No parem kui minu oma oli. Okei, selle unustame ära, ärme seda selliseks lähe. Ma ei ole siia. Sellega lõppes see saate selline rubriik. Ja. Küsimus, milline on Iiri kohvi? Kui ma küsin Iiri kohvi, ma alati mõtlen, et ma ei tea, mingi alkoholiga või? Alkoholiga kohv, jah. On jah? Muud ma ei tea. Mingi viskiga äkki. Konni või viski. Iiri oma viskiga. Kõlab nagu loogiliselt, jah. Nii, aga mul on kodus jäänud mingist ajast 3 pakki ready to go kohvi. Nagu pulbri oma, see 3-in-1. Ja seal on kirjas Irish coffee. Kuidas nad algsi tegid pulbriks? Ma arvan, et see on see sama, ma ei taha igavalt. Ootame, mis Oden pakub? Keetsid nii kaua, kuni see aurustas ära alkohol, siis nad püüdsid selle potikaane peale ja siis see muutus vedelikuks ja siis nad omakorda selle aurustasid, kivistasid ära külmpotikaane vahel. Suund on õige. Külmpott. Jah. Siis tuli Harry Potter tegi. See on minu teooria, mis on vandenõu. Külmpott. Külmpott on... Minu vastus. Selge. Aga see ready to go, nagu sa ütlesid kohviga, mul oli just üks asi, ma panin kirja hästi oluline. Tegelikult ma ei pannud seda selle jaoks kirja, aga ma panin enda jaoks. Et kas on nagu see sükest sõna... Ma vahepealt mõtlen, kas võiks olla sõna mingisugusele hästi konkreetsele nähtusele, nagu mõnikord on erinevates keeltes on. Ja, erinevates keeltes on mingisugune nagu keeruliste kontseptsioonide jaoks mingi üks sõna. Olete internetis näinud võib-olla mõnikord mingi näiteid? Eriti nendel, kes lumes elavad, nendel on. Ja siis ükskord mul olid need Nescafe, need 3 ühes pakikesed, mida mõnikord on täitsa omal kohal. Ja siis ma tahtsin ei tahtnud seda originaalkotti säilitada, sest see oli puruks rebenend, et tahtsin nad panna kuskile. Ja siis mul oli üks teepakk, kuhu ma siis ladusin neid järjest. Ja siis neid oli veits palju, et nad ei mahtud sinna. Ja ma tahtsin, et neid oleks vähem, samas ma ju ei taha, et neid oleks vähem.
nagu minu jaoks on parem, kui neid on nii palju, kui on. Ja siis, et mõtlen, kas sellele kahjutundele, et, või nagu sellele, et tahaks, et mul oleks vähem seda head asja, et siis ta mahuks mingi sõna. Ja. Mitte, et ta peaks pakkuma, vaid lihtsalt ma mõtlesin sellele, et võiks... Jumal tänatud. Mul praegu tõmbas nii pingesse, ma hakkasin kohe mingi Jeržeme. Jeržeme on väga. Ja mul oli Jeržeme. No valmis. Jeržeme, uued särgid olemas. Modeni ande peale saab alati loota. Ma ei tea, mis mul sul on Jeržemet mõnikord või? Jeržeme. Jaa, mul on siis Jeržeme, kui täpselt tegelikult need samad olukorrad, et kui ma tahan, et mul oleks mingi asi ideaalselt ära paigutatud kuhugi topsikusse, näiteks kruvidega ma olen olnud jännis. Kes meist oleks olnud? Jännis. Kruvidega jännis. Ja tere tulemast tagasi vaatama saadet. Kruvidega jännis. See on saade, kus me oleme kruvidega jännis. Ja mul oli täna just Jeržeme. Puidukruvi Jeržeme. Stuudiopublik. Kõik osalejad on nüüd. Kruvisid kukub sõrmede vahel. Et ühesõnaga, mul on kindel tops, mis ma olen nagu kuskilt saanud, see ei ole mõeldud kruvide jaoks, aga ma olen seal, tahan seda kohandada ja mul on natuke liiga palju kruve, aga mul ei ole teist topsi või ma ei taha nagu veel uut topsi võtta selle jaoks ja siis mul jääb ja ma olen jumala jännis ja ma olen tihti kusjuures olen lõppenud sellega, et ma mineva viskan need, et sest nad lihtsalt Jeržemena. Valmis, korras. Mul on vist ainult toiduga, kui ma olen jälle raskel päeval tellinud omale toitu ja võtnud topelteine ja siis tegelikult pärast esimest einet on kõht täis. No aga see on ju ideaalne järgmise päeva toit ei ole. Ei söö või? Ma söön kohe otsa ära. Ei, ma söön nii, et halb on kakkub. Mitte nii, et praegult oleks tervislik lõpetada. Sest ma ei taha Jerzemet tekitada endale. Mul on nii, et täna ei tule Jerzeme õhtu. No way Jerzeme. No Jerzeme. Mitte täna. Täna on nei Jerzeme. Selle kohta on isegi hea. Nerže. No siis on Nerže olukord, et kahest halvast variandist vähem halb. Kas me mingid rubriike ka pritsime täna? No meil on toidust ainult täna. Ja, toidust on sobib hästi või? Aga siis Oden võib rääkida edasi sellest, mis ta tahtis. Ootan oma selle lahti. Ossa nuga. Küsimus. Kui sa käisid, kui sa kõndisid 10 000 sammu, aga sammu lugeja ei olnud kaasas, kas sa üldse käisid need 10 000 sammu? Mina. Mis rubriik see on? See just tegigi pealkirja. See oligi pealkiri. Ja nüüd pakkuge sinna ideid. Mina eelmine nädal üks sõbrants läks koos musuga jalutama ja mina ei viitsin minna. Ma andsin sellele sõbrantsile enda kella. Tema läks oma musuga või? Sõbrants läks sinu musuga? Sõbrants läks minu musuga. Täpselt dünaamikat täpselt. Ja ma andsin sõbrantsi kätte oma kella ja ta klokkis mingi 4000 sammu sisse mulle. Nii et... Aga musu niisama lohises järgi tema samme ei teinud. Musul oli oma kell, ma ei tahtnud 2 kella panna taga käe peale. Ehk siis mina arvan, et sa ei käinud, kui kella ei olnud. Sellepärast muidu see ei loeks see, et ma andsin kella ja ma sain need sammud. Ma olen ka seda meelt. On sul üldse kell või? On sul üldse sammu lugeja või? Ei ole. Mulle ei meeldi üldse trackida. Jah, see ei olnud küll otseselt teema, aga see oli põletav teema. Ma ei armasta üldse mingit trackimist. Võtad aku ka välja, kui magama lähed telefonilt. Snowden kirjutas. Ma ei taha teada, kaua ma magasin. Mõtlesin eile, oligi eile, jaa. Oota, millal täpselt? Eile hommikul mõtlesin teksapüksi jalga pannes, et huvitav, kas see perse teeb mu püksid paksemaks. Ja kas jooksid teise tuppa uhkelt? Ei, tegigi. Häbi nagu ees siis. Häbi nagu. Meil on lihtsalt, see on kanakott. See on vaba, see on freestyle, isegi ERR meid ei kontrolli, ainult 5G. Ja, võib-olla piiksutame ära, et see on kanakott kogu aeg, kui me ütleme kanakott igaks juhuks legaalselt selle põhjust. See on...
tibupiiks. Oota, aga meil oli öökott ju. Jah, just öökott. Erikott on ka päris hea. Okei, oota, mul on üks teema on küll. ETV vaatajad ilmselt olete siin mõlemad, sest et nii kultuursed. Tasuta. Aga sealt tuleb aeg-ajalt erinevate teatritükkide reklaame. Ja see on minust täiesti oma, mis maailmas nad toimub. Kultuuriteated ja siis tuleb nagu selle põhjal, mis ma näen, ma ei tahaks ühtegi teatrit elu sees näha, sest see on lihtsalt ei no, aga enda teatris mis asi see on nagu täitsa, mis asi see on, mingi sõgedus, te olete seal mingi nagu, mis asi see on ma alati mõtlen ja siis ma lähen teatrit vaatama, see ei ole üldse see nagu, see on jumala lahe, jumala hea asi, vaata. Te lubasite halb. Ja, te lubasite, see tuleb mingi tulin just irooniliselt vaatama. Ja, et seal mingi inimesed hõljuvad lava peale ja teevad Nad ei tohi spoilida midagi. See on nii hea etendus lihtsalt. Teevad mingit random asja lihtsalt. Et ausalt, ma ei ole rohkem kaugele mõtlen, vaid ma lihtsalt mingi hetk vaatan nagu, mis kurdi formaat see on või nagu täitsa retsna. Paljud on päris sarnased, ma olen ka täheldanud. Et lihtsalt ütlevad mingit nime, aga erinev etendus on ja erinev nimi on. Kirmo! Riho! Ja need on ka lemmikud, kus on slideshow lihtsalt mingitest etenduse piltidest või graafikast ja siis on alati see, et 17., 18., ja 19. ja 20. ja 21. detsembril Viljandi kultuurikeskuses 25. Tuleb meelde veel hilja, siis see 25. oktoober ka veel. Sütevaka noorteteatri uus tükk Vongen Steckenberg, keegi kuskil ja tema prints. Ehk porgand. Tulge, ilusti mahub 20. Tulge perega või üksinda. Mõnus on näärda valdkonna üle, mis on praegu kõige rohkem hädas. See on mingi nõme slideshow lihtsalt. Tehke korralikult, kutsuge rahvast teatrisse. Pangega mingid efekte ka nagu rohkem reklaami. Ja ei, selles mõttes on ja... Aga no mis sa teed, no? Ise valisid omale selle sitase töö. Ise ma valisin selle teema. Ei, lihtsalt see tuli nagu jäi silma, no. Kui siin nüüd oli lõige vahepeal, siis kedagi meist hakkas häirima see teatrile puidu panemine, nii et me just panime teatrile palju puitu. Ma tõesti proovisin terav olla. No terav! Aga ma olen ise ka teinud tänud meile selle kõõrik silmale siukseid kultuuriteate asju, sest aga need on mingi näituste asjad, täpselt samasse hukku läheb. 27., 14. ja siis järgmine suvi ka tulge sinna protoavastust keskuses, ei, mis koht see? Protoavastus. Sa avastad, kui palju sa tegelikult palka saad. Kui palju sa riigile maksad? Jaa, on palju protoavastus keskuses. Nii tore. Mul ei ole. Mina mõtlesin rubriigi nime mõtlesin välja, aga mul ei ole nagu sinna midagi lisada endal. Lihtsalt, oota, et ma paneks õigesti. Aha, nii, rubriik võiks olla lemmik kahetsused. Kas kellelgi on mingit eriti head kahetsust, mis on kõige lemmik? Mida sa, dear to my heart. Ja, et nagu siuke mõnus, hea, et ma seda kahetsen. See tundub jälle nähtus, millal võiks oma nimi olla. Mis selle nimi võiks olla? Lemmik kahetsus, et Raast. Kõik need sõnad kõlavad võõramaiselt. Sellepärast, et need ei ole olemas. Võõramaad ei ole olemas. Nagu võõramaalasigi. Ja näiteks, kui ma tuleks ja ütleks... Võiks mitte Eestis olla. Sa küsid näiteks, võiks olla mingine koht, kust tulevad vihikud, ma ütlen Kohila ja sa see on nii võõrapärane. Noh. Ja ühesõnaga, korda palun, Raast. Rubriik lemmik kahetsus. Ehk Raast. Raast. Lemmik kahetsus. Et peaks... Lemmik kahetsus. Mida ma kahetsen? Aga see lemmik on lihtsalt, kas mulle meeldib? Okei, ikkagi, et meeldib, et kahetsesid.
no ei meeldi. Oota, jah, siin tegelikult Naani puhul alati on vaja üle täpsustada, mis ta täpselt mõtleb selle. Või lemmik on see, mida tuleb aeg-ajalt jälle meelde, nagu see pet kahetsus. Selles, ja. Kuhu ta siis on? Ta võiks olla ikkagi... Ei, ma saan aru, jah. No see on natuke keerulisem oleks mõelda siis, kui on nagu, et ikkagi lemmik kahetsus. Mitte see... Ma kõige ligilähedasem, mis nagu tõesti on lemmik ja mida võiks kahetseda, aga ma ei kahetse, on see, et kui ma 10. klassis istuma jäin ja langesin koolist välja ja... Aga sa ei ole seda kunagi kahetsenud või? Ei no, seal algus oli ikka, nii eliitkoolist kuhugi teise kooli vaata ja ma nii kahetsen. Ja siis tagantjärgi mõtlen, pekis oli kõige parem asi, mis muga juhtus, nagu kogu mu elu hakkas sealt pihta. Ehk siis selles mõttes nagu lemmik asi, mis on nagu pekki läinud, mis on tegelikult hästi läinud lõppkokkuvõttes. Ehk siis ta kinda läheks nagu sinna, ütleme, et raasti alla. Sul on veel meeles see sõna, ma ei oleks suutnud. Ma ei tea ka, sul vedas praegu. Ma ei tea, ma olen praegu, ma olen tules. No mõtlen, mul ka nagu ligilähedane, et omamoodi oli see, kui õnnestus viimati ülikool lõpetada kiitusega ja sain kutse sinna presidendi roosiaeda. Ja arvasin ka, et ma siis lõpuks tulen sealt ära, et mul on ka siis see pilt, kus ma kätlen presidenti. Aga seal koha peal ei öeldud seda, nagu, et kogunege nüüd sinna, ei lihtsalt öeldud, on siis paus ja minge sööge kanavardaid ja umbes mõnulege. Sa ei saanud seda pilti või? Ma ei saanud seda pilti. Kes siis oli? See oli Pätsu ajal veel või? Jaa, Pätsu ajal, jah. Ei, see oli Toomas Hendrik Ilves ja siis ja ma sain selle alles, ma ei saanud seda isegi kohe teada, vaid nagu ürituse vahetult enne lõppu, kui mitte midagi ei olnud enam teha, siis ma kuulsin, et et seal oli see mingi hull järjekord oli ja kõik mingi jootsid seal. Mina seisin oma kanavarde järjekorras. Mis kasu üldse presidendist on? Ma ütlen, ma mõtlengi, mis kasu on üldse kiitusega kooli lõpetamisest, kui sa presidendi kätelda. Et see on võib-olla tõesti lemmik raast case. Mul ei ole ühtegi lemmik kahetsus. See oli hästi ebameeldiv tunne ja ma olin häiritud sellest päris kaua. No kujutan ette. Ma tõesti, ma elan seda läbi. Aga sul on siis selles mõttes lemmik, et kui kahetsus on nii negatiivne asi, siis see on see kõige suurem kahetsus, nii-öelda lemmik kahetsus siis on. Sest Oden tegi nagu, leidis nagu ei, ta ei ole kõige suur... Mis oli kunagi kahetsus, aga millest ta nüüd on... Ja kas ma nüüd ka aru saanud, et ega elu muud moodi ei saanudki, ta pidigi, nagu piisavalt aega läks mööda, ma sain aru, et tegelikult kõik ju lähebki nii nagu peab ja aktsepteerid, aga see oli väga pikka aega, väga häiriv asi, kui see mul uuesti meelde tuli. Kusjuures sellel on teistsugune väljend, raast MH. Minul on raast. Mis see lõpp, kuidas sa kirjutaks selle? MH. Raast MH. Kas seal on sulgudes midagi lõpus või? Ma ei tea, või ei kuule täpselt, mis seal on. Sa ei kuulegi sulgusid. Kuule, naine, sa ei kuulegi sulgusid. Keegi ei räägi sulgudes. Niimoodi. Tere. Ja siis muide, ei ole nii. Aga mõtle, äkki sul väga vedas, et sa seda pilti ei saanud. Mõtle, milline allakäigu pööris oleks tekkinud. Pöff oleks olnud, et tõused nii ära ja lähed sinna rockstari elu peale ja hakkad hotellide segi peksma, et mul on Ilvesega pilt. Jaa, võib-olla see oleks mingi megalt hakanud sellega nagu käime ringi igal peal ülbitsema. Lõpetas kiitusega. Ainult tänu sellele olukorrale olema täiesti normaalne inimene. Aga raastema. Raastema. Ja vaata, tänu sellele nähtusele sai ka see sõna täienduse, mis muidu ei oleks seda saanud. Muidu ütlesid raast olnud. See sõna oli kogu aeg olemas. Tegelikult universumis ta ootas oma aega lihtsalt. Ja aga see oligi tema võimalus. Ta ootas öökotti ja et Kaita teeks suu lahti ja räägiks. No jah, aga kui mul ei oleks seda olnud, seda seika, siis oleks lihtsalt raast. Ja teema lõpetuseks võib-olla siia võib veel tuua selle, et Toomas Hendrik Ilves Tartus tuntud kui Seemas Hendrik Ilves. Seemas Hendrik Ilves. Pudu. Vaata. Noh. Ega ma rohkem ei tahtnudki öelda. Kuidas teil teemadega on? Kas teil on mingid põletavaid teemasid, mida oleks vaja? Mul oleks vaja ühte teemat huule alla. Ma võtan siis ka juba, ma võtan sinult taga.
siis on üks põrkab sealt tagasi siuke pahmakas. Ma toas ikka ei tea. Pahmakas, ei, pahvakas või? No, pahmakas on juuksed. Pahmaks on peas. Ei, pahmaks on peas. Juuksed on peas. Aga tossu oota, aga kas see pea pahmakas tulebki sellest, et nagu tossu pilv on peas või? Aga ta pahvatab. Ta kahvatab. Pahvakas. Plahvatus, ilma hääleta on pahvatus. Mul on üks siuke mõnus asi, mida istutada inimestele pähe, üks ebameeldiv mõte. Tahate või? No. Kui see ei ole mingi ilgelt tüütu laul, nagu mingi Tširibiribin, mingi siuke, siis... On ta venta. No okei, täheks juba tuliga. Aga ta on nagu söögiteemasse veits. Aga ma mõtlesin, et see võib olla selline asi, mis, kui sa juba mõtled sellele, siis... Idufirma. Davai, proovi, try me. Kõik meist on ju elu jooksul ikkagi mõned korrad väljas kuskil söönud, on ju? Jah. Restoranis, õues, ei no lihtsalt saanud, ostnud valmis toitu kuskilt. Kabakat. Ma olen mõnikord mõelnud, kas on nagu mingi võimalus, et ma olen söönud inimliha? Paneme see taimeri tiksuma. Ma olen täiesti vraaž. See on puhas vraaž moment sellepärast, et sa ei saa 100% öelda, et sa ei ole. Ei saa öelda, see ongi see mu jutu mõte. Et ega vabatahtlikult ju ei sööks, aga... Kellegi, isegi kui põhikooli tööõpetuse õpetajal on 3 sõrme puud. Mis selleks singi... Kus ta need kaotas kooli sööklas? Singi viilutajal kuskil teha, siis mis tal on kõik arvesse. Aga huvitav oleks teada, mis see tõenäosus on, et me oleme söönud inimliha, kas või mingi üliväikeses koguses, tõesti nagu, et keegi jäi viilutaja vahele sõrmenpidi ja siis läks hakkliha, siis tõmbasid kotlettina. Fraaž. Ma arvan, et täpselt, ma olen terve ühe suure varba küüne jagu, ma arvan. Söönud inimliha, ma arvan, terve elu peale, sest viineris on kindlalt. Viineris ei ole liha, need selles mõttes on okei. See on ainult küüned. Okei. Aga võime siis lustakemate teemadega edasi minna. Jah, kuidas te, kui varbaküüsi lõikate, kuidas need küüned kokku kogute? Varbaküüntega on lihtne. Kuidas? Kuidas lihtne nendega on? Lõikad neid kääridega, esiteks. Millega siis? Või tangidega, jah. Või no? Kääridega. Tangidega lõikad ainult parema käe küüsi. Sest et sa ei saa vasaku käega, kui sa ei ole vasaku käene, siis sa ei saa kääridega. Sa ei ole ümber õppinud või? Näitan, ühed küüned on pikad sul siis või? Ei, kidra küüs. Kui ma lõikan, mul on vasak käsi, ma olen parema käeline, mul on vasak käsi, mul on 2 jalga. Jalgadega ma lõikan seal ka küüned kääridega ja vasakul käel ka kääridega ja parema küüned lõikan tangidega. Sest et neid ei saa lõigata kääridega. Oota, aga näita niimoodi. Kas sul on tunda, et on täiesti teine? Sest tang ju teeb siukseks see sõrm ära seda tähelepanu. Tang teeb ju kuustahuliseks su sõrme ja sa ei saa nagu sujuvalt väga ei saa ju. You make it till you make it. Aga ei, ma mõtlen, see käärid, nojah, okei. Mis see, kui pehmed sul on siis? Muideks. Nüüd jõudsime asja tuumani. Ma olen... Jalavanni mees oled? Jalavanni mees, just nimelt. See sai algus sellest, kui mul tekkis talla alla väikene konnasilm. Ja siis selgus, et sellest lahti saab niimoodi, et teed jalavanni, see pehmendab maksi ja siis hõõrud mingisuguse kabjaga ära seda nagu kõva nahka sealt. Aga see võttis aega mul mingisugune 8 kuud,
et see ära hõõruda sealt. Aga selle 8 kuu jooksul ma harjusin nii hullult jalavanniga ja see oli lihtsalt nii mõnus tegevus. Aga see oli see analoog jalavann, kuhu sa valad, sul on see kuuma vee kann on kõrval ja sa valad kogu aeg peale kuuma vett, sest et vaata see kaifunn, et ühesõnaga sa pead kogu aeg veel täpselt, kuigi sa oled niimoodi, et sul on nagu punased sokid jalas sisuliselt nagu. Ja siis ma avastasin sellise asja, mulle kingiti jalaspa, kus on mull ja ta hoiab temperatuuri ja ta kasvatab seda temperatuuri ja sul on kõik veel, seal on veel mingi et sa saad seda kanda, hööveldada lihtsalt vajutades kuhugi peale. Pekkis lahe asi nagu. Ja sang on keskel või? Ei ole, kusjuures, vaat see sanga asi ongi, tal on ühel pool on väga hea sang, aga teisel pool on lihtsalt suur nagu mulk. Sa ei saa kuskilt haarata, et sa pead nagu, see on väga ebamugav, et ja ma olen mõjutanud inimesi piisavalt, et nad on 3 inimest peale minu on ostnud jalavanni ja hakanud seda kaifunnima. See on teema. See on tõesti jalaspa, see maksab mingine 160 midagi euri, aga täiesti igat senti väärt. No siis pensionisambast välja. Ma arvasin, et jalaspa ütlesid, ma mõtlesin, sa said jalaspaasse, said nagu kinkeka. Oota, aga mis see küsimus oli? Kuidas sul pehmed on küünet? Just, ja vahetult pärast seda, ma veel teen niimoodi, et kui ma küüslõikin, siis ma panen mõneks ajaks sõrmed ka sinna likku. Et need ka pehmeks läheks ja siis on vann valmis ja siis lähen kohe hakkan lõigun kõik ära ja see käib nagu tšup. See on väga hea mõte, ma armastan jalavanni, aga ma ei viitsi seda kunagi teha peaaegu. Aga seda ma viitsiks. Ma tegin täna hommikul näiteks, selline tööle minekud jalavanni. Kas sul on see jalarätika, kus on need jalaikoonid on peal? Ei ole eraldi, et see on jalgade jaoks. Mõte järgmiseks kingituseks. Jõulud on tulemas. Mattias. Aga siin ma jäängi ootama, sest ei saanud mingite särkidega isegi hakkama. Vabandust. Aga siia siis lisame vahele videoodenist jalavanni kasutamist. Väga hea mõte. See oli siuke mull täitsa. Vingelt panid ikka. Mina lõikan vanni ääre peal ja kõik läheb otse vanni. Torust alla või? Ei tohi või? Tsenseeri ära see koht. Mina olen see, mis Tallinna mingit seda, mis on siis sinu pärast ajavad kõik kaevud üle. Reoveesüsteemi ummistab. Kuskilt TikToki. Ma ei tea, mul ei jalavanni ja... Mul ka ei ole ju. Ma teen keset sul ei jalavanni või? See on erikott. Toidukott. Aga mina teen elutoas, sest seal on mul kõige mugavam väike kõrgus. Sa saad kõige kaugele lennutada. Ja siis ma olen pärast on mingi 5 mind, seal on käpuli. Mööda vaatan nagu telefoni taskulambiga. Aga sa ei tee enam kuidagi nagu... veeses pehmeks või? Mul on täiesti siuksed huuvid. Ja siis nad on nagu vibud ja nad lendavad nagu, võimatu on neid kätte saada. Aga keegi TikTokis on need life hacksid. Siis keegi oli, ma ei mäleta, kas oli väike õhupalli paned sinna küünetangide ümber, et kogub õhupalli sisse. Ja siis lihtsalt raiskad plastmassi rääkida. See kõlab hästi. TikToki life hacks, see on lihtsalt maksi trollimine. Kuidas nagu, mis debiilsustega inimesed kaasa lähevad, see on täiesti uskumatu. Too näiteid. Ma ei saa. Mingid ropud või? Ei ole. Ropud live. Kodust, meil on kodus nali, et on live hack ja siis ma ütlengi seda valesti. Live. Jah, et ühesõnaga ropud live hackid. Hacksid. Nagu ma ei saa praegu tuua siin näiteid, sest need on mu ligidaste pihta. Ma ei hakka seda. Aga sa võiks teha Odeni lifehackid, mul tuleb varasematest selle saatega mitte seotud saadetest nimega Kanakott meelde kuulsin, et vanad särgid teed sina kaltsudeks. See on ka lifehack, see võib sinna alla minna, sa võiks hakata tegema klippe, kus sa tuled niimoodi veidi kiirendatult, tuled kaadrisse ja siis old t-shirt
What do? See on üks asi. Lõikan need õmbluskohad kõik välja, vaata, et oleks nagu eriti mõnusad, smooth. Nendest õmblustest saad veel mõnusa mingi randmepaela punuda. Ei, teen köie ja siis vean auto ära. Midagi sihukest. Siis on veel lifehack selleks, et kuidas auto katki tead, seda oleks vedada vaja. See on, ärge palun, siis need TikTokis see lihtsalt nii puhast troll, et ärge. Oota, aga miks see troll on, et tegelikult ei ole lifehack? Ei ole, see on debiilne, mis nagu inimesed teevad. See mõttes see õhupalli näide on tõesti hea. Stiilis mingi, sul on mingi sein on sinine ja siis lööd muna sinna ja siis järsku on see valge ja siis inimesed proovid ja siis, mul on lihtsalt muna seina peal. Mis lifehacke sama? Ja kõigil on, mis sa arvasid, see muna, see oli ülepaisutatud näide, aga stiilis see niimoodi on. Aga rääkides stiilis asjadest, mul on ka see, et kui ma mõtlen, et mingi põnev lihtne retsept, siis ma kujutan ette, et keegi näitab, et kuidas mingit ägedat kooki lihtsalt teha. Aga see Ameerika stiil on see, et hea idee, kuidas mingi ägedat mingit maitsvat kooki teha, võta Snickers ja mingid valmis tooted pannakse juba sinna sisse. Võta Snickers 7 pakki Oreot ja siis mingi tellise suurune suhkrutükk. Ma söön seda Snickersit niisama juba, et ma ei pea kooki tegema sellest. Ja siis suru pudrunuia kuhugi omale lapsele kurku. Mõnus. Ülepanni küpsis. Ja lõika kossupall pooleks, siis suru see sinna sisse, saad ümarguse pool laheda mütsi. Seda kuhugi pähe panna. Spalding. Aga siit ka mõte järgmiseks meie kokkusaamiseks. Teemegi TikToki React channeli. Aga millal me järgmine kord saame üldse? Kas me anname jälle lubadusi, et see Kas keegi pärast seda saadet üldse tahab veel kuulata meid? See jõulukoti peaks ka tegema, kõik oleme jõuluvana kostüümist. Jõulumeeleolus veel. Kus juures teema südamel? Miks inimesed lähevad närvi, et juba jõuluteema? Jõulud on ju mõnus aeg, minu meelest suva kui vara see hakkab nagu, selles mõttes, et okei, ma nagu ei pea Whammi kuulama, aga lihtsalt see jõulutunne on ju mõnus. Miks mitte alustada sellega varem mingit tulukesi panna ja pime aeg ju nagu nii? Et miks minna närvi selle peale, et peab ainult mingi 2 nädalat enne olema mingi intensiivne jõuluküte. See oli mul, see närviminek oli nii-öelda see periood, kui vaatasin kunstfilme ja oli selle aga ei, praegu ma kindlasti nagu ei viitsi või ühesõnaga see ei ole nagu teema eraldi seisvalt, et lähen närvis kommerts. Väga isiklikult võtsid või rääkidki sinust? Ei, ma tahtsin lihtsalt jõuda, et ma olen nõus sinuga, et tõesti närvi ei ole üldse tegelikult mõtet minna, sest sa oled nii chill lihtsalt. Mitte seda. Ma olen maksi närvi mine. Aga avalikult tuleb rääkida, kui chill sa oled ja kui mõnusalt sa kõike võtad. Ei tule, see ei ole avalik. Kadestaks. Ei, ma tean lihtsalt, kuidas... Meie elukaaslastena ei saa teineteisest üldse aru ikkagi ühele lainele rääkida. Siit täiesti kanakotilikult random ajal. Vajuta siis subscribe ka siin kanalil ja pane kindlalt notificationid peale. Kuule, aga kas ei ole mitte niimoodi? Praegu tegelikult see jõuluteema tuli, aga seal on see kingituste teema. Ja mulle meeldib kingituste puhul see, et kui ma tean mingisugusele kellegile nagu, ma tean pekki, mis ma tahan talle mingi asja teha, et ma tean, et talle meeldib see. Et seal on mingi kaifunn, vaata, ja siis ma teen talle selle kingituse ja siis ta saab selle ja siis ma, kas mul oli õigus, kas ma nagu arvasin ära, et siis ta teeb, mine pekse ja siis ma, et seal on mingi oma põhijõuluolukord. Oma kaif nagu sees, mitte see ei ole lihtsalt, et mulle see üldse ei meeldi, et nagu, ma pean tal tegema, siis ma lihtsalt ei tee, kui ma ei tea, mida teha nagu. Nii. Aga, kuidas teil on sellega olukord? Mul ei ole üldse, meil ei ole ammu enam üldse kodus mingit kingituste traditsiooni. Väga kurvaks jäid. Ei, et lihtsalt, et jõulud ei seostugi sellega, et peaks hullult kinke tegema. Pigem on lihtsalt mõnus, et vahepeal on see, et ei ole mingit töömeile ja telekast on mingid mõnusad asjad, kui kuskil telekat näeb. Mr. Bean. Ja, mingi üksinda kodus ja siuke mingid tulukesed ja piparkoogid ja mõnus ju. Meil on niimoodi, ma kohe räägin. Siis sa oled seda ride'id, seda vibesi päris hästi nagu, et see ei ole mingi higi hullult, et mingi ei ole üldse. Isegi veits liiga nagu, võiks rohkem näiteks mingid... Raksaal. Nagu mingi toite rohkem teha ja nii, aga ikkagi seda ka ei jõua lõpuks. Siis mingi
niisama olemine. Kas teil seda on, et oled suvel jalutad mingis poes, Koduekstras näiteks? Nii, palun jätka. Näed mingit põnevat toodet, näiteks varba vaheplaitu ilma tallata või midagi, mingi siuke põnev toode. Ja siis vaatad, see sobiks täpselt sellele inimesele jõulukingiks. Ma pean selle meelde jätma. Ma mõtlen juba sünnipäeva peale. Ma täna võib-olla ei osta ära, aga ma tean, et siit saab selle kingi. Aga kaifunn on sama. Vahet ei ole, kas see jõulud või on mingi sünnipäev. Sa vaatad, see on selle tüübi oma. Yeah. Ma pean, ja siis sa leiad mingi meetodi, kuidas talle see kinkida. Yeah. Ma tahtsin jõuda sinna, et ma kunagi ei tee seda õigel hetkel ära. Ma näen ära, regan korraks, pooleks tunniks selle hea mõtte ja siis unustan. Täpselt, tegelikult väga sarnane. Ma käisin Tais ja siis vaatasin, seal on kalaplätud, kalakujuga. Oleme kõik nagu näinud neid Instagramis. Kellegi Instagramis nad ikka on. Nii, ja siis läksin, vaatan, ma teadsin kohe nagu, et see on mul... Korsetsile. No põhimõtteliselt, et ma teadsin kohe, et kellele on nagu need lähevad ja otsin ära ja juhuslikult tagasi tulles kohe oli tal sünnipäev ka. Sul ikka veab elus? Jah. Kui sul veab elus, kui sa Tais käid ja tagasi tuled sealt ja siis veab elus siis ongi kingitustega, siis selle nimetus on ma mõtlesin, et kui sa juba Tais käid ja sealt tagasi tuled, siis sul veab elus. Siis sul on juba vedanud, kui sealt tagasi tuled. Aga kas sa Tais oled käinud, aga oled sa ka Pekis käinud? Minul on jällegi see, et ma lähen ise küll hästi elevile. Ma olen Pekis. Sorry, nii, sa lähed elevile ja kui? Teen hästi suure elevusega, et see kink on nii äge talle, aga siis see reaktsioon tavaliselt ei ole see high five. Aga samas jällegi see sõltub vist temperamendi tüübist, sest et mõned aastad tagasi ja hästi palju, kui neid manustada, siis tuleb ka tuju. Aga ma tegin oma elukaaslasele, kuna ta väga armastab Regaal ja poe logo. Ja siis ma tegin talle sünnipäevaks terve komplekti riideid. Ma mõtlesin, poe tegid sinna teie juurde. Manageerimist. Astusin linnavoli kokku ja siis hakkasin nööre. No, aga see on ju nüüd seal teie juures. Ei ole kahjuks, oleks siis, ta nentiski, et oleks siis vähemalt Regaalia, aga ei ole. Regaalia on see, kus need vihmavarjud. Ma mõtlesin, mis sealt tulema. No Regaalia on see, kus need... Nahkhiired on logo peal. Kuu taustal. See on mingisugune, ma sain hiljem disainer Risto Kalmerelt teada, et see oli kunagi selle, mis see illuka sarnane programm. Corel Pro. Ja Coreli see... Corel Pro, mitte Pro. Mina ei öelnud. Mina ütlesin. Selle klipart oli lihtsalt üks pilt kuu taustal. Sealt ta tuleb. Aga mina seda ei teadnud ja siis ma lihtsalt mingi kilekoti pealt tegin pilti ja siis joonistasin üle ja siis käisin ka täitsa CD-trüki-raamid lasin teha. CD-trükk, kes ei tea, on siis trükk CD-de peale. Jah. Ja siis neid mina väga palju aastaid. Ja siis tegin maika, T-särgi, dressipluusi ja siis ta aga ühtegi särki kanakotile sa ei jõudnud teha, eks ole? No see oli jah, isegi ütleme mingisugune 4 aastat enne kanakotti. Ma kuulen ainult vabandusi, aga mitte lahendusi. Ja siis või 3. 3 on juba nagu nõrgem vabandus. Ja siis ta nagu oli jah, nagu võib-olla ta siis... ei osanud nagu välja elada ennast sel hetkel, aga ikkagi nüüd aastaid hiljem ma näen, et see oli väga õige kingitus, et nüüd ta hakkab avanema järjest ja aeg-ajalt ma ikka saan nagu tagasisidet, et Eesti mees on kinnine. Aga kas see oli jõulud või sünna? Sünna. No siis ei ole. Mul on sellega, kui ma saan hea kingi, siis ükskõik, kui see on näiteks minu sünna ja see, kes kingib, tema sünna ei ole lähedal, siis mul kui see on nagu väga hea kink, siis mul läheb tuju selle peale ära, et see on nii hea kink, et ma tõenäoliselt mina ei oskaks sellist talle teha. Ja siis on nüüd, mine persse, ma olen nii maas. Kinkekaart. Aga mõnikord ei taha mingeid häid asju vaadata ka, mingid muusikavideoid või asju, ma juba tean, et see on nagu, kuigi mul ei ole midagi, ei pruugi pistmist olla sellega, et ma ei hakka ju tegema mingit muusikavideot, aga mind häirib see, et keegi tegi ja siis et ma ei teinud ja siis, tegelikult ma enam ei ole seda kogenud, see oli mingi aeg mul hästi tugev emotsioon, aga siis ma sain jälle natuke vanemaks. Ma tahaks ka bikiinides räppar olla. Mul oleks tulnud see mõte teha niimoodi asju. Teha naljakat räppi. Aga ma ei tea, ma tahtsin midagi veel öelda, aga
läks meelest ära. Regaaliaga midagi? Kes teab? Kes teab? Kas paneme siia slideshow nendest regaalia riietest? Jah, võib panna küll. Slideshow tuleb. Oota, selle osa jätame ka sisse või? Mis asi? Selle osa jätame ka sisse meie väe. Ma hakkan ära vesima. See, mis praegu ütlesid. Ei, ma mõtlen, et enne me rääkisime nagu selle vahepealse ajaga, aga nüüd ma unustasin ära ennast. Ei, ma läksin ka minema. Vaatasin lapse pilti vahepeal. Tom oli saatnud. Mitte lihtsalt nagu. Samas, mis sellel viga oleks. Googeldud kiid. Huvitav on see, et mul on õlu kogu aeg täis. No, teemad või kuidas on? Mul oleks üks äriidee. Nii. Nagu halb siis. Et võiks teha sellise vaata, kas me peaks tegema nagu väikse sissejuhatuse ka, et see nagu maanduks paremini. Ei, ma ei tee, sest see reedaks kõik ära. ETV, ERR Rahvusringhäälingus võiks olla, et on ju uudised, ilmateade ja siis mingid paar rubriiki veel on ju seal. Nad võiks teha eraldi igast nii-öelda kalade mõõdu võtmisest ka ühe sükse reportaaž saate ja selle nimi võiks olla Sprott. Mul vahepeal natukene lülitasin välja, et ma tulin tagasi online, kui oli kalade mõõdu võtmisest. Aga õnneks võtsid hästi kokku selle. Mul on midagi sarnast. Väga kehv äriidee. Ma muidugi kommenteerin ideed, kuna ERR ja sealt mingid papi ei liigu. Selles mõttes, jah. Ja kuidas üldse kalalt mõõtu võtta? Mõõdulindiga. See on väga lihtne. See on kõige lihtsam. Hüppa pihku korra. Teen väikse mõõdu. Ei, no sa püüad kinni, paned mõõdulindi peale, vaatad, Sprott, mine ära. Ja 3 tükki teed järjest. Aga see on 3 kala vaja, see on kõige raskem. Mul on nüüd lege naani küsimus. Kas sprotid on meres ka pruuni värvi või see tuleb sealt õlist? Sprott on kala üldse või? Kas sprott üldse on kala või see on nagu see kas ta on mingi silk, toode. keedusilk on sprott. Kirjutage kommentaarides. Kuhu? Meil on kommentaarid kuskil või? No see video. Kuhu me paneme selle üldse? YouTube'i või? Jah. Me paneme koos laadime üles. Nüüd paneme 3 kätte ja kommenteerige muidugi, aga ärge olge õelad, olge ikka okei, davai. Aga kirjutage, kas sprott on nagu kala, et sa võtad. Mis hetkel saab kalast sprott? Ja kas makrell on ka nagu toode või ta on meres olev kala? Makrell on kala. Makra on toode. Makra on pedi, kõdi. Et neid ei olegi, neid rulli keelatud lehti ei ole meres niimoodi. Puhas makra! Või meil äkki on. Ma sain nii pika makra. Nad alguses on nagu tennisepallid ja siis on need, pannakse võrgud ja siis nad lähevad siin ja siis need jäävad kinni. Ja siis võtad võrgu välja. Ei, ta on alguses lihtsalt siuke lapik. Sipleb veel. Ja siis ta keerutab ennast kokku. Sipleb veel paadis veits, siis võtad mingi suvalise dokilõtt pääl. Ja siis teed sushit. Ja siis sa paned seda sushi sisse. Majoneesi paned või seda, mis on see toorjuust. Päkka piku toova sushi sisse. Nii, Katriina Matiiris mitt. Jaa, mina. Mu uus mulle meeldib uus kaif, mis ma teen. Kaifin on see, sulle meeldib uus kaif, mis sa teed. On see, et ma ütlen natukese valesti inimeste nimesid. See on väga naljakas ka. Jah. Ja sina oskad naljakalt öelda, aga mina ei oskaks. Proovi, ütle minu nimi valesti. Murk. See oli uus asi, see ei olnud vale. See oli jumala naljakas. Murk. See ongi see minu võime improviseerida, täpselt. Hästi tobe. Ma just leidsin enda elu mõtte. Lätlaste, mul oli vaja sipsikut guugeldada ja siis tuli ette lätlaste sipsik, mis oli esiteks nagu Sipsiks.
ei, ta nimi oli mingi Skrajksis ja siis ta oli nagu hästi tänapäeval mitte mis on siis nagu ei tohi niimoodi kujutada võib-olla nukku. Sellist nagu pruun nukk. Suur joll oli. Pruun nukk, mingi kriksäistis. Jah, okei. Ja siis sellega tuli meelde. Et see on see minu tase. mingi versioon öelda asjast. Kuule, ma vaatasin praegu enda siia äriideede alla ja ma leidsin ühe, et ikkagi on mingisugune üks loll äriidee. Teenus, mis toimetab kohale üht Hiina meditsiinist tuntud toimingut. Oota, see on natuke nonsense ka või? Siis ongi. No, meil on ainult olnud. Et segamini. Hiina kultuurist tuntud protseduuri või? Oota, ma mõtlesin kala mõõdu võtmise peale. Teenus, mis toob kohale. Teenus, mis toob kohale üht Hiina meditsiinist tuntud teatud toimingu. Teenus, mis toob kohale. Nii, see on midagi. Oota, see on nonsense aga sest me ju arvame ära. No jaa, aga kui see on äriidee. Davai. No sa ise vibutasid mulle juba sõrme, nii et elu on edasi läinud juba sellest. Oota, see midagi nõelraviga midagi või? Punktmassaaž. Ma muidugi ei tea, kas üldse on Hiina meditsiinist. Mingi Balderian Express. Puusaoperatsioon. Puusaoperatsioon kutid. Puusaoperatsioon ratastel. See võib olla Indiast. Või kuskil või Karri ka midagi. Ma ei tea. Ma võin muidugi lihtsalt ära öelda selle. No. See on, ma kordan seda püsitust, et ilmselt see on kõik vale kokkuvõttes. Teenus, mis toimetab kohale üht Hiina meditsiinist tuntud toimingut, kullerkupp. See on nagu, tule pane kuppu mulle. Aga see on võib-olla hoopis Hiina meditsiinist tuntud ravivahend, mis toimetab sulle kohale midagi kaupa. Saadetisi. Kahju, et sul prille pole, sa tahaks nii teha praegu. Mõtlesin, et see on tõenäoliselt vale, nii et aga ei, lihtsalt sõnade järjekord. Jaa, sõnade järjekord. Words don't come easy. Aga mul on ka üks äriidee või siis saab ka nonsensi see alla minna, et ei ole ka mõtet vist, sest siin ei ole head küsimuse vormi, aga see on lihtsalt äriidee, unustage ära see küsimus. See on siis see Peetri nimeline inimene, kellel on oma tapeediäri. Tapeetri või? Aga siis ta ei ole juba nonsense, kui ühe sõna juba ära ütled. Aga selle poe nimi oleks Peeter Paan. Oota, aga miks mitte Peeter Paan? Oota, kuna me ei ole ERR-is. No aga meil on ju väga siukene ma tahaks täiendada pivoteerimise meeleolu nagu nii kuna me ei ole ERR-is, siis me võime natuke siis on pekki läinud tapertseerimis see teenus. Eks trapeteer. Ei. Trapeteer. Ei, mis sinu variant oli? Peeter Paan lihtsalt. Trapeeter on see. Trapeeter Paan. Jah. Väga sarnaste review'de andmine. Äsja tapeetinud firmale. Trapeeter, ei. Järgmine. Selle segmendi nimi on materjaliga vaeva nägemine. Materjali välja töötamine otse publiku ees. Kuule, aga kas me oleme sujuvalt jõudnud nonsensini või? Võib vabalt olla, jah. Ajaliselt on hästi. Mis kõvaketast dikteerib meile? Kas peab lõpp olema juba või? Üks minut on. 1.24 oleme teinud. No siis meil on mingi 20 veel. Vähe. See on vara veel, jah. Siis ei saa nonsensi. Peab lõpust tegema või? Aga räägime tunnetest. Jah. Aga teemadest äkki? Nii, visake miskit. Lihtsalt kanakoti all on teemad, mingid asjaf, mis sa arvasid, et on lahedad, aga tegelikult ei ole. Ma mõtlesin, et ma loen oma mingi asjaf. Ma trükin niimoodi, oota, ma otsin üles selle, mis ma trükkisin nüüd sulgud, ma trükkisin see nii halvasti, et ma pidin sulgudest trükkima, et kui mis õigesti on?
oota, kui ma loen selle kuskil, kui oled mingi suvalise asja ära kaotanud, näiteks mälupulga ja ei leia, luniks hakkad kahtlema oma sõprade ja sa kahtlustad, et nad on vargad petised ja siis olen sulgudes pandud lõppu, et Eralfi bis, kui sitas sa trükid. See mu telefonist trükkimine, see on ebareaalselt, ma lähen lihtsalt nagu mõtlengi, et Eralfi bis, kui sitals sa trükid, see on nagu see, kui ma ei paranda. Vastasel juhul mul oleks läinud umbes 15 minutit, et see nagu korrektseks ajada. Ma olen nii kehv, sitals trükkima. Ma mõtlesin, sa panid sulgudesse, et luniks asemel kuniks. Kirjutasin kuniks valesti. Luniks paluks asendada lõppversioonis. Kirjutad mingile assistendile, keda ei ole. Ühesõnaga, mingid asjad, mis arvasid, et on lahedad, aga tegelikult ei ole. See on teema praegu. No, fidget spinner asjana. Vahepeal oli. Aga sa oled arvanud, et nad on lahedad või? No tegelikult nagu su enda meelest või üldse tegelikult. Enda. Mulle, oota. Ei, kõik on päriselt lahe olnud, mis sa oled teinud. Arvad, et on lahe või? Ei, ma ette selle loen peale praegu. kõik on olnud väga lahe. Arvasin, et on lahe. Me võime siia lihtsalt mingid näidata mingid lahedaid asju. Lahedad asjad. Minul on kooliajast, mul oli täiesti kindlalt vaja beebi siniseid nahast toss-kingasid. Need olid nagu... Ma arvasin, et pükse, aga... Püksid ja siis tulid matching sinised püksid, triibulised valgete triipudega. Mitte nahast kahjuks. Ja siis selline beige kampsun, millel olid elesinised ruudud siin peal, ehk siis matchisid jalanõudega. Ja kuna sellel ajal võimalused olid piiratud, siis üks hea komplekt oligi ja siis käisidki nädal aega järjest samade Match the shit out of your asja. Ja näeks mingi fookin pealt seda, siis on esiteks on ju, et mis nende nimed on, rombidega see kampsun, triibud pükstel. Ma äkki leiame mingi pildimaterjali samal ajal siia kuhugi kõrvale. Vist kahjuks ei ole sellest. Siia kõrvale võib-olla näitame iga ühest meist pilti, kus on küsitavad moevalikud. Jah, kas sul see periood oli, kus oli valge triiksärk all ja siis mingi vest peal vahepeal oli ja siis seelik siuke mingi? Enamasti olid püksid, aga muidu küll, jah. Püksid peas või? Selle vesti alt veidi ei särki ju näha. Vahepeal paneb jah nagu imestama, et kuivõrd nagu vaatad pilte, et kui ma ei olnud nagu päris laps enam ja ikkagi ma nägin nagu päris kõvasti vaeva ja mõtlesin läbi, mis selga panna ja ikka pilti vaadata, see on nagu, et mingi suur ma oleks võinud midagi muuga tegeleda. Mingi sall suur ka. Ja tavaliselt soeng oli ka niimoodi, et silmad olid veidi varjatud. Vähemalt mul selle triiksärk ja vest ja sall ümber ja mingisugune kõrvarõngad ja... Minust jah, see on see, mis sul riided seljas on, see on alati nagu tagant järgi vaadates, see vaata, kui ma nii lahedalt käisin riidis. Ma olen mõelnud tagasi, et nüüd meeldivadki nagu lihtsad asjad ja kui cool ma oleks olnud siis, kui ma oleks siis sellest aru saanud, esiteks ma oleks lihtsalt cool olnud, lihtsalt ka mingit teesärki ja mingit teksat. Ja teiseks, kui vähe mõttetut aega ma oleks panustanud lihtsalt mingisuguste outfitide välja mõtlemise. Aga see on sinu eneseotsingu. Ei, seda küll, aga miski ei ole valesti minevikust. No see Toomas Hendrik ilmes. Panigi mingil fake üritusel. Natuke vale välimus. Üldse ei olnud sarnane. Mingi ilme jäeti ainult. Toomas Hendrik ilmes. Hendrik. Ja ei olnud presidendid loss, vaid oli üldse presidendid korter. Lihtsalt Kadrioru pargis kuskil. Alternatiivfestival. Plastnõud olid jah. Aga minul, ma ei saa öelda kindlasti, ma solvan paljusid inimesi, aga puhtalt enda seisukohast. Ma olen väga tänulik, et ma ei teinud kunagi õrna seas ühtegi tatoveeringut endale, sest ma väga kahetseks seda hieroglüüfi. Sul praegu ei ole ühtegi või? Ma tean, et ma ei kannat nagu enda puhul, mul hakkaks see kohe nii närvidele käima, et... Aga tee selja peale? Aga miks? Kuule, aga miks? Tee sinna, kuhu sa ise ei ulata kunagi. Ma täna tulin just väga hea, mul ei ole ka ühtegi tatoveeringut ja mul hakkas 16-aastasena üks sõber hakkas tatoveerijaks, kes on praegu väga hea tatoveerija. Aga ta ei hakanud tatoveerijaks, ta hakkas tatoveerima.
tahaks tätoveerima ja enda peale hakkasin harjutama ja mina hakkasin kohe mõtlema, et mida ma endale tahaks. Sellest on möödas 20 aastat, ma ei ole välja mõtlenud. Täna tuli üks mõte, et teeks suure kala selle peale. Nagu siukse ideaalse loodus. Täpselt, kus sa varem oli? Mu elu. Me ikka elukaaslastena kommunikeerime väga vähe. Täpselt, ja me räägime vähe. Aga mul vahepeal küll natukene, ei saa öelda, käib närvidele. No mingid asjad, mis hakkavad silma inimloomuse puhul ja siis mingite inimeste puhul torkab see silma, et ta nagu, et tal on see tätoveering ja siis ta nagu, ta valib oma riided kogu aeg selle järgi, et siis tal paistaks nagu, et tal on see tätoveering. Ja siis see ta peab külmetama. Ja siis ütleb selle inimese kohta minu hästi palju kuidagi. Et nagu, võib-olla ta sageli ei ole isegi väga siukene ekspressiivse olemusega, aga siis tal on see, et mul on see, vaata. See on mu iseloom. Aga sealt tulidki siis näotätoveeringud, et Eestis lihtsalt kogu aeg on mingi ilge jope seljas ja ei viitsi nagu maha võtta ja siis ma mõtlesin, et ta lihtsalt nii ilmetu inimene, et kurjad kulmud. Jah, kus see on mingi Maloney või kes see põhinäoräppar on, kus see pärit on? Maloney. See, kes näost räpib. Näost välja. Kas ta on soojalt maalt või külmalt maalt? Ta on ikka LA mees minu meelest, nüüd vähemalt ju. Ta on soojalt maalt või külmalt maalt. Aga... Post Malone, sorry. Maloney, see on siis politseiakadeemiaga, see on Mahoney. See mees on küll soojalt maalt. Ma olen nii palju elanud, et ma olen täis kultuuri. Nii siis mingid asjad mis olid aga kusjuures ma arvan, et paljud naisterahvad oskavad, kes on nagu rohkem minu vanused, nooremad nüüd ei ole sellega ilmselt kaasa läinud, kindlasti tunnevad seda valu, et ei oleks olnud vaja nii põhjalikult kulme kitkuda. Ja mul on isegi vahel tulevad need memorisid Facebooki musuaegadest, kui ma teda ei teadnud. Ja no mingid ei kasvagi nagu tagasi, et siis oledki oma selle, no see on see tatoveering. Ühesõnaga näost ei tasu kitkuda. Ära kitku, jah. Õnneks ei ole, ma olen umbes, ma arvan, mingi 17 kulmukarva ära tõmbanud, nii et mul nagu seda probleemi ei ole. Tulevad lihtsalt mingisugused vanameheks. Jaa, mul on sama. Ma lasen trimmeriga üle lihtsalt. Päris hea point. Ma pead ühe sõrmega vastu hoidma. Sa teed selle triibuga sinna sisse või? Kusjuures väga raske, kui sa oled otse ja seda kätte saada, sa nende pintsettidega sisse hräge. Seda ma ei julge teha enam. Aga see... Ma teen kusjuures niimoodi, et ma lasen pisid kinni hoida ja siis teen... Ma mõtlesin, et sind peab kinni hoidma. Ei, pisi võtab selle, leiab üles, hoiab kinni, jätab käe paigale ja mina teen fraka, ise nagu tõmban ära. See on nagu toiminud lahendus. Kas seda häält teed ka siis või? Jaa. 1, 2, 3, fraka! Ma teen 1, 2, fraka! Üllatus! Sest pisi, mul on nii valus. Nii, kas jätkame mingid teemadele? Teil on ka või ma ei tea. Mul on see õlu, ei saa otse ja ma ei saa enam aru, kas ma nagu räägin liiga palju või mitte. Ei, viska õhku, kui sul miskit on vabalt. Uste peal linade ja tekikottide kuivatamine. Kust, nagu, kui sul öeldakse uksi, kus sa siis kuivatad? Ma ei taha jälle tuima vastust anda, nii et ma ei tea selle vooru. Minul see imeline üürikodu, kus te praegult viibite, ainult see ongi variant. Ma tean, mul on varem eelmised üürikodud, seal on olnud kuskil, keegi on kuskil konksu pannud või kruvi unustanud seina või mingi nurk on kuskil. Nagu seina peale paned nagu maali katad kinni või midagi või? Kui ma ütlen ausalt, kui ma ütlesin selle kruvi ja seina, siis ma juba sain teada, et aru ise ka, et ja vaikselt lootsin, et see ei hakka sellest sõnast kinni võtma. Kus sa teki koti, mul on kruvid seinas. Mina hakkasin kohe mõtlema, kas sa pead otsa sinna kruvide külge või sa pead pesunööri sealt kruvist. Ja need, mis madratsi ümber kummiga lähevad, see oleks nagu loogiline, et see kumm jääb sinna kruvi külge, aga samal ajal, nagu kas kellel on nii suur tühi seinapind, et ta lihtsalt seal ei ole maali või mingit pilti midagi, nagu ühtegi mingit seinakavistust. Ja kruvi on piisavalt kõrgel, natuke liiga kõrgel.
ja sa paned selle vedela rätiku sinna või see, kus Aga miks ei ole pesurist kordagi läbi käinud? Pesurist? Aga mõtle, kui suured need asjad on. Tead, ma ei ole kordagi ukse peal kuivatanud. Ma panen 4-kordseks lina ja siis panen üle pesuresti, mis ei ole väga hea minu meelest. Mul kuidagi... Hallitama ei lähe selle. Siis sa saad ühe lina pesta. Ei, ma panen lina alla ja tekikoti peale. Seal ju siis õhk ei käi läbi. No kui see 4-kordselt ka ei käi ju läbi. No see ei olnud praegult point. Okei, mulle meeldib see olukord. Sa ei ole kordagi ukste peale. Aga, jah, sul uksed on või? Jaa. Tõmba käima. See on palju... Aga ei ole ju parem. On sul uksed üldse? Ma olen väga lõhnatundlik inimene ja kui midagi natukenegi on kuivanud liiga kaua, siis ma tunnen seda. Aga linadega ei ole seda kunagi juhtunud. Ühesõnaga, sul on toimib lahendus olemas? Jah. Ja uksed ka. Puutumatud. Ma panen vahepeal toolide peale. Teen toolidest siukse rea. See on väga uhke selline. Ma panen vahepeal toolide peale. Aga kus sa need kuivama paned? Konksu otsa? Ei, kruvi otsa. Kruvi otsa panen. Vastu seina? Ma mõtlesin, linad panen toolide peale. Ma vahepeal panen toolide peale. Aga kuidas see? Okei, nagu 2 tooli. Tekitan siukse väikse onni. Okei. Ja see ei ole üldse lina kuivatamise eesmärgil, vaid lihtsalt, et kihvt olen... Ta on korraks peidus käia. Tekitada. Küsimus. Kas teil ei tundu, et naistel telefonid kogu aeg laevad? Tundub. Kodus küll tundub. Mõnest nagu naistel on kogu aeg telefonid tühjad, kogu aeg on mingi laadijad, nagu kogu aeg on laadija otsas või kogu aeg mingi häda telefoniga, et see on laadimata. Mul ei ole, mina nii seksistlikult ei ütleks. Minul on pigem ühe teise rahvusest inimesega olen täheldanud. Venku või? Mingi russ või? Oota, kes see väriseb? Oi, abikaasa ei lihtsalt. Võta vastu. Hallo. Ei ole, mul on siin naani juures. Me teeme. Ei, mul ongi, ta oligi ära. Me istume ja räägime juttu. Meil on saade käimas. Ja, ma tulen rongi peale. Taju. Oota muusika. Me saime siin vaadata kindlasti mingid videot. Jah, oota, mis me... Ei, ma laulsin ilusti, vahepeal ei pidanud vaatama. Ma just tahtsin midagi öelda. Mis see enne oli, kui Elises... midagi onni panekuga seina peale vastu kruvi ja siis ripun sinna kruvi otsa ja teen väikse onni ja niiske. Miks ma tahtsin? Oota, see linad, ei, läinud jah. Teine kordki helista. Helistas see kuulaja sist jah. Nii et helistage stuudiosse. Palju meil veel kõvakettaruumi on? Tõmbame kokku vaikselt. Teeme siis nonsense, jah? No. Alustage. Oi, kui ma nüüd praegu leian mingi hea teema, siis ma küll kahetsen, et ma ei põhjalikumalt... Ei. Peame uue öökoti tegema. Võib lükata vabalt selle ka. Öötekikott. Mis võib lükata? Võib teema ka sisse lükata vabalt. Ajalist ei jõua enam. Minul on üks, mis ma... Teate, mul on see jama. Kuna elus nii palju vaja pulli teha, siis ma lihtsalt ei mäleta, milliseid ma olen teinud, mis formaadis ja kus. Kutsutakse igal poole, peab rääkima. Mul sama. See on vabandust, hakka pihta. Nii. Kõvaketta aega lihtsalt raiskab seda. Mingi oma vabanduste peale, et mingi sorry, ma teen vana materjali. See ei, nii. Nikuhaige. Ahel nikuhaige. Tervist. Küsimärk on lõpus. Ahel nikuhaige. Tervist. Oota, ma pakun, oota. Minu esimene kord siin koosolekul, tervist, nimi Mattias Naan, ka mina olen Ahel nikuhaige. Töökoosolekul. Nii. Vale koht. Vale koosolek. Kuidas otsib nikotiini sõltuvuse käes kannata? Inimene? Venelane? Russ? Kana. Ma ei ole seda ülesehitust teinud hästi. Ma ütlen lihtsalt nii, et ma ütlen kohe ära. Nii. Kana otsib oma suitsupakki.
ja siis ma ütlen, kuidas ta seda otsib. No. On ju? Et teie ei arvagi. No. Nii, kana otsib oma suitsupakki, et vaata, kus mu suitsupakk on? See võis olla mu isu oma, võis olla minu oma, meile. Ma proovin see arvata. Pakk. Davai. Tohib või? Tohib. Oled sa valmis või? Pregens. Kaugel näha, kes roolis on. Nii. See on üks jala peal kasvav vili. Jalasein. Jalasein. See on hea pakkumine, aga vaata jala ei tohi. Seen on ikkagi seeneline. Ja jala oli juba reegli rikkumine. Ja, täpselt. Mis ta siis on? See on väga hea küsimus. On tõesti. Varba küüs, lagu küüs. Kuidas ei ole? Oota, mis see siis oli? Jala peal kasvav vili. Vili. Jaa, vili on see. Mõtle, mis viljad on olemas. Igasuguseid vilju on olemas. Võib-olla isegi nagu eraldi nagu mitte üks konkreetne, aga võib-olla niisugune nagu grupp vilju. Ja sealt üks konkreetne, mis kasvab jala peal. Päka pikk. Päka pikk on muideks see, kes teeb back-up'e sul. Aga ütlen ära. Ütle, jah. Sääre Mari. Ma kuidagi ei saanud sealt jalalabast üles poole. Ma ei saanud ka millegi pärast. Mida see meie kohta ütleb? See ütleb, et meil peas käis foot, mitte leeg. Jaa. Kottide peale ei mõtle. Ma ei saanud peada. Kotid. Kotid. Mul on siis ka siukene, et see on siis, kui iga päev sööd jahutootes liha ja see muutub juba naljakaks. Jahutootes liha ja see, aha. Pelmeen. On jahutootes liha on pelmeen ja sa sööd seda ja see muutub naljakaks. Iga päev kogu aeg sööd. Iga päev kogu aeg. Pelhuumor. Seda uudissõna me otsisimegi. Brežn. Pelmeen. Pelmeem oligi. Pelmeem või? Oi, kurat, siis mul meenus, et see äraarvamine on veitsa õnnetuks tegema alati. Nüüd tuli meelde. Kui Lätis ettevõtte kontol olevad vahendid teevad äkilise tõusu. Korda palun. Kui Läti ettevõtte Läti ettevõtte firma kontol siis tekib vahenditele suur siuke järsk hüpe üles poole. Karums. Nagu kasumiga kuidagi. Kasums. Kasum aga Lätis on ka ju eurod, mis mõttes? Mingi Läti sõna. Jah, lihtsalt, et oleks mingi suund. Ja ma ei tea, võib-olla ma kasutan üldse valesti ühte sõna sealt. Netoslet. Ma arvan, et see oleks saldojumps. Saldojumps oli õige või? Sa vastasid ära? Vastasin ära. Saldojumps. Et nagu jumpsib üles. Saldo jumps. Davai, normaalne. Vähemalt sa ei lasknud meile ära arvata. Jäid ise õnnelikuks selle juures. Nii, nüüd ma olen ühe siia, selle vastusena on siia ära kirjutanud, ma pean mõtlema jooksvalt selle küsimuse. See on hea, see on kõige parem. See on siis inimene, kes on väga hea ja väga välja peetud ja lugu peetud igasugustes õuetegevustes, välitegevustes. See, et ta käib, on väljas igal pool
ja metsad ja kõik selle, siis kõik vaatavad talle alt üles, et wow, sa oled nii hea selles, et sa õues oskad olla. ja vastus on? Vastus on... Mõelge inglise keele peale ka. Outdoor man. Ei, sul algus on õige, aga vaata, lõpp peab olema eesti keeles. Ja, sealt tuleb see kalambuurs. et see autoor on õige, aga nüüd inimesele, kes vaadatakse alt üles, sest ta on nagu õues nii hästi autoriteet või? Täpselt nii! Üle nii igiseks selle pingutusega. Autoriteet on see õige vastus, jah. Ja. Ei teagi, kuidas siit jätkata. Ma ei tea. Kas teeme siis kanakotilikult, ütleme tšau, jah? Jah, sest kui siin kõvaketast meil ei raatsitud säästa, siis hard disk. Ma pean kahjuks minema kahjuks. Põlv juba kõigub siin laua all, et vist peab liikuma. Kuulge, aga davai. Tualetti. Vaadake siis see lõpus ja slideshow'd. Jah, visake komme ja suubige kindlasti. Suubige ja soovitage sõpradele ja kui te teete seda piisavalt, siis teeme uuesti. Siis keegi võib-olla kommenteerige, kas on veel vaja seda erikotti. Kananägu. Jõulukott. Kuulge, jõulukott. Jõulukott, väga hea jõuluajal. Ei, ärge kommenteerige, tuleb jõulukott. Christmas bag. See on nagu maskott, aga... Jõulubag. Ja auhind sellele inimesele, kes kirjutab esimesena kommentaari nimega Essa. Essakott. Ja, Essakott. Tšau! Tšau!